Tervist! Täna räägime millestki väga isiklikust, sellest, mis on sinu jaoks elus päriselt oluline. Me kõik teeme ju iga päev valikuid, aga mis neid tegelikult suunab? Jah, täna räägimegi väärtustest, nendest sisemistest põhimõtetest, mis kujundavad seda, kes me oleme. Aga alustame kohe sinust. Mõtle korraks, täitsa ausalt. Mis on sinu jaoks see kõige olulisem asi? On see perekond, sõbrad või äkki hoopis vabadus ja uute asjade õppimine? See küsimus ongi tegelikult otse tee meie tänase teema juurde. Vaata, väärtusi on sama palju kui on inimesi. See sõnapilv siin annab ainult väikese aimduse. Pere, sõprus, tervis, vabadus, ausus. Meie kõigi jaoks on need asjad erinevas järjekorras ja just see teebki meist igaühest unikaalse inimese. Okei, aga mis need väärtused siis täpsemalt on? Lähme natuke sügavamale ja vaatame, kuidas neid defineerida ja paremini mõista. Mis asi see väärtus siis on? Kõige lihtsamalt öeldes on see sinu sügav ja isiklik uskumus selle kohta, mis on elus tähtis. See on nagu sinu sisemine kompass, mis näitab sulle suunda, mis on sinu jaoks õige ja mis vale. Ja siin on paar olulist asja, mida oma väärtuste kohta meeles pidada. Esiteks, sinu väärtused on ainult sinu omad. Need on täiesti unikaalsed. Teiseks, sul on kindlasti väärtusi, mis on sinu jaoks olulisemad kui teised. Selline oma sisemine pingerida. Ja kolmandaks, mis on eriti oluline, need võivad ajas muutuda. Eriti noorena, kui sa kasvad ja maailma vastad. Ja see on täiesti okei. Aga tead, teooria on üks asi. Vaatame parem ühte päriselulugu, mis näitab, kui võimsalt üks väärtus võib meie tegusid mõjutada. Ja see kõige aluseks olev väärtus on tegelikult elu ise. Sest mõtle, ilma selleta poleks ju ühelgi teisel väärtusel mingit tähtsust, eks ole. See on see vundament, millele kõik muu toetub. Saage tuttavaks, see on Roger Cura. Täiesti tavaline 12-aastane poiss, kes sattus ühel hetkel väga erakordsesse olukorda. Kujuta ette, Roger oli Viljandi järve ääres, kui ta märkas vees 2 last ja ta sai kohe aru, et midagi on väga valesti. Noorem poiss, kes oli vaid 6-aastane, oli selgelt hädas ja vajus aina vee alla. Iga sekund luges. Enamik inimesi oleks selles olukorras ehk hetkeks kangestunud. Aga mitte Roger. Ta mõistis silmapilksest, et poiss on uppumas ja teine laps ei suuda teda aidata. Ta ei mõelnud hetkegi, vaid sööstis ise vette appi. Ja kõige uskumatam on see, mida Roger ise hiljem ütles. Ta pani tähele, et päriselus ei vehi uppuja kätega nagu filmides, vaid on tihti täiesti vaikne. See arusaam näitab, kui selgelt ta olukorda hindas. Ta ei jäänud ootama appikarjeid, vaid tegutses selle põhjal, mida nägi. Ja just see kiire tegutsemine päästiski selle väikese poisi elu. Uskumatu. Okei, Rogeri lugu oli muidugi äärmiselt dramaatiline. Aga tegelikult seisame me kõik, iga päev silmitsi olukordadega, kus meie väärtused omavahel, põrkuvad. Seda nimetataksegi väärtuste konfliktiks. Tead küll seda tunnet, kui pead valima 2 asja vahel, mis mõlemad tunduvad olulised. Näiteks, kas minna vanaemale külla või hoopis sõpradega mängima. Mõlemad on head, aga sa pead otsustama, kumb on just sel hetkel tähtsam. Siin on üks klassikaline valik, eks? Kas vaatad veel ühe osa oma lemmiksarjast või teed ära homse kodutöö? Sinu valik näitab päris hästi, kas sa väärtustad sel hetkel rohkem puhkust või kohusetunnet. Vot see on juba raskem pähkelmis. Mõlemad on ju suurepärased võimalused. Üks pakub seiklusi sõpradega, teine uusi kogemusi perega. Ja tead mis, siin polegi õiget ega valet vastust. On ainult see, mis on sinu jaoks olulisem. Ja viimane, ilmselt paljudele tuttav olukord. Kas jääda tuppa arvutimängu edasi mängima või minna õue sõpradega kokku saama? Mõlemad on ju lahedad tegemised ja sinu valik näitab lihtsalt seda, kas sa vajad sel hetkel rohkem oma aega või hoopis sotsiaalset suhtlust. Nii, võtame otsad kokku. Kõige olulisem on mõista, et väärtused ei ole mingi test, kus on õiged ja valed vastused. Need on sinu täiesti isiklik teejuht. Mõtle oma väärtustest tõesti kui kompassist. Kui sa seisad ristteel ja ei tea, kuhu minna, siis oma väärtuste kuulamine aitab sul valida selle suuna, mis on just sinu jaoks kõige õigem ja tähendusrikkam. Ja nüüd, lõpetuseks, jätan ma sulle ühe mõtte. Proovi meenutada mõnda hiljutist valikut, mille sa tegid. Valikut, mis näitas selgelt, mis on sinu jaoks tõeliselt oluline. Just nendes väikestes hetkedes peitubki sinu väärtuste sügavaim olemus. Aitäh, et kaasa mõtlesid!